19. sajandi lõpus tutvustati maailmale telefoni leiutist. Alguses olid inimesed uue tehnoloogia suhtes kõhkleval seisukohal, kuid vaid 2 sajandit hiljem ei suudaks paljud meist oma elu ilma telefonita ette kujutada. Kadunud isikute uurimisel võivad mobiiltelefonid anda uurijatele hulgaliselt tõendeid. Ja mõnikord on ainus asi, mis maha jääb, telefonikõne. Number 20. 20-aastast Angela Hammondit Clintonist, Missourist kirjeldati kui sõbralikku, avatud ja populaarset noort naist linnas. 1991 aastal laskus Angela poissõber Rob Schaefer ühele põlvele ja esitas küsimuse, mida paljud unistavad kuulda. Kas sa abiellud minuga? Angela ütles muidugi jah ja nad hakkasid oma muinasjutulist päeva planeerima. Angela pidi oma elus paljude asjadega toime tulema. Päeval töötas Angela kohalikus pangas ja õhtuti käis ta tundides Kesk-Missouri osariigi ülikoolis. Aga oli veel midagi, millega Angela pidi toime tulema. Vahetult enne kihlust sai Angela teada, et ootab last. Hammondid võtsid selle hea uudise rõõmuga vastu ja sama aasta aprilliks valmistusid nad beebi sünniks. 4. mail 1991 käisid Angela ja Rob koos Hammondi perega grillipeol ning varsti pärast seda viidi Rob koju tagasi, sest ta pidi oma õdesid vendi hoidma. Rob ütles oma kihlatu üle, et näeb teda hiljem, teadmata, et see jääb nende viimaseks hetkeks koos. Pärast Robi koju viimist veetis Angela õhtu oma sõbraga. Kell 23.15 oli ta juba üksi ja otsustas sõita taksofonini, mis asus vaid mõne kvartali kaugusel Robi majast. Telefoonis ütles Angela talle, et ta on liiga väsinud, et kokku saada ja tahab koju minna ning vanni võtta. Vestluse jätkudes hakkas ta märkama kummalist rohelist Fordi kastiautot, mis tiirutus kvartali ümber, kus taksofon asus. Mõne minuti pärast peatsva auto ja sellest väljus mees. Rob rääkis hiljem detektiividele, et ta kõlas telefonis väga närviliselt ja kirjeldas talle täpselt, mis toimub. Rob kuulis pealt, kuidas tema kihlatu küsis tundmatult mehelt, kas ta soovib telefoni kasutada, kuid mees keeldus. Mõni sekund hiljem katkestas nende vestluse Angela karjad ja tundmatu mees ütles talle: "Mul polnudki telefoni vaja kasutada." Reaalajas kuulis Rob, kuidas tema kihlatu karjus appi, samal ajal kui õhku täitis rabelemise heli. Kuna tema kodu oli telefoniputkast nii lähedal, tormas ta kohe oma veoauto juurde ja hakkas sõitma. Raportite kohaselt nägi Rob sündmuskohale jõudes rohelist Fordi kastiautot, millel oli seinamaalingu kleebis sündmuskohalt põgenemas. Ta üritas kastiautot jälitada, kuid paanikas pani ta kogemata käigu tagurpidi, kahjustades auto osi. Rob ütles politseile, et ta jälitas kastiautot nii kaua kui võimalik, kuid tema auto hakkas aeglaselt lagunema. Tunni aja jooksul saadeti Missouri osariigi maanteepatrull Clintoni kesklinna ning paljud teised politseinikud sõitsid teedel, püüdes kastiautot leida. Rob suutis veoauto numbrimärgilt meenutada ainult tähti XY, mis ei andnud politseinikele eriti palju vihjeid. Robi lugu tundus uskumatuna. See oli nii, kuni 2 tunnistajat astusid välja, et kinnitada rohelises veoautos olnud tundmatu mehe lugu. Robit pole kahtlusalusena nimetatud ja teda ei peeta Angela kadumise puhul kahtlusaluseks. Telesaade Lahendamata mõistatused näitas lõiku Angela kadumisest, tuues tema juhtumile uut avalikku tähelepanu. Kuid hoolimata paljudest telesaadetest ja artiklitest on tema juhtum endiselt lahendamata. Mõned oletavad, et Kenneth McDuff, tuntud sarimõrvar Texase osariigist, on kuidagi seotud, kuid kunagi pole olnud ühtegi tõendit, mis neid omavahel seoks. 2021 aastal jagasid uurijad uut teavet, öeldes, et nad usuvad nüüd, et Angela oli äravahetamise ohver. 1991 aasta 4. aprillil sai teine naine nimega Angela, kelle isa oli muutunud informaatoriks, ähvardava kirja. Politsei palub nüüd kõigil, kellel on teavet, sellest teada anda. Angela Marie Hammondit kirjeldatakse kui valgenahalist naist, kellel on pruunid juuksed ja pruunid silmad, pikkus umbes 4 jalga 11–5 jalga ning kaal umbes 120–140 naela. Tal on arm ülahuulel ja ta kannab kontaktläätsi. Kõigil, kellel on teavet, palutakse võtta ühendus Clintoni politseiosakonnaga numbril 6608 852 679, viidates juhtumi numbrile 910 488. Number 19. Elu 40-aastase Diane Haugat jaoks oli 90ndate keskpaigaks olnud raske, kuid kõigele vaatamata säilitas ta oma positiivse ja usaldava oleku. New Yorgis sündinud Diane kolis 80ndatel Odessasse, Floridasse, et olla oma perele lähemal. 1980ndatel diagnoositi Dianel bipolaarne häire ja talle määrati ravimid. Mõneks aastaks tundus, et olukord stabiliseerus. Siis 1991 aastal lahutas tema abikaasa Frederick temast ja sai 3 lapse hooldusõiguse. See halvendas Diane vaimset tervist veelgi ja tema perekond märkas olukorra halvenemist.
1990ndate keskpaigaks oli ta hakanud suhtlema valede inimestega ning tal oli juba väiksemate kuritegude eest karistusregister. Diane'i perekond tegi kõik, mis võimalik, et teda aidata. Sealhulgas lasi ta Florida Baker Acti alusel haiglasse paigutada. 1998 aasta aprilliks oli talle rakendatud Baker Acti juba 32 korda. Tema viimane vabastamine toimus 1998 aasta aprillis. Otsust, mida tema perekond hiljem kritiseeris, sest nad ei uskunud, et oli selleks valmis. 1998 aasta 10. aprill algas Oakside jaoks nagu iga teinegi päev. Diane oli hiljuti pärast haiglast vabastamist kolinud oma õe Deborah juurde elama. Umbes kell 11 lahkus Deborah arsti vastuvõtule ning kui ta tagasi tuli, oli tema õde kadunud. Deborah helistas kohe oma perele ja püüdis meeleheitlikult Diane'i leida. Kui need katsed ebaõnnestusid, teatasid nad tema kadumisest Pasco maakonnas šerifi büroole ja uurimine algas. Tunnistajad astusid ette väites, et olid näinud Diane'i kõndimas mööda USA 19 maanteed New York Avenue lähedal Hudsonis, Floridas. Siis, paar päeva pärast tema kadumist, sai Diane'i ema murettekitava telefonikõne. Sel ajal, kui kõne tehti, polnud kedagi kodus, nii et see suunati automaatvastajale. Kui proua Augette kõnet tagasi kuulis ta naishäält, keda ta tuvastas Diane'ina, ütlemas: Aita, lase mind välja. Enne kui kostus veel üks hääl, mis ütles: Hei, anna see mulle. Enne kui kõne lõppes, väitis ta ka, et kuulis rüselust. Helistaja tuvastuse järgi tuli kõne Starlightist, Odessast. Kuid täpses asukohas ei suudeta kokku leppida. 15. aprillil leiti US 19 tee äärest New York Avenue lähedalt ära lõigatud sõrm, millel oli punaseks lakitud küüs. Koos sellega leiti riided, mis olid korralikult kokku volditud ja pandud kotti, mis asus toidupoe välises külmikus. Uurijad usuvad, et need kuulusid Diane'ile. Aastal 2000 leiti veel osa tema asju Pasco linnas Floridas, suletavas kilekotis. Ainult ühte inimest on Diane'i juhtumiga seoses nimetatud ja juhtum on nüüd soiku jäänud. Viheid laekub uurijatele endiselt, kuid midagi sisulist pole leitud. Diane Louis Ogetit kirjeldatakse kui valgenahalist naist, kellel on blondid, punaka tooniga juuksed, sinised silmad, umbes 163 cm pikk ja kaalub 59 kilogramm. Ta võtab regulaarselt ravimeid, mille ta jättis maha. Tal on arm kõhul ning tätoveeringud seljal ja paremal õlal. Kõigil, kellel on teavet, palutakse võtta ühendust detektiiv Chet Kogiliga Pasco maakonna šerifi büroost numbril 727 847 587 8, viidates juhtumi numbrile 989 81 5054. Number 18. 19-aastast Brandon Swansonit kirjeldati kui nutikat ja intelligentset noormeest. 2007 aastal kuulus Brandon Marshalli keskkooli lõpetajate hulka Marshallis, Minnesotas ja ta valmistus alustama oma täiskasvanu elu. Pärast keskkooli astus ta Minnesota Westi kogukonna kolledžisse, kus ta õppis inseneriteadust ja tuuleturbiinitehnikat. 2008 aasta maiks oli ta harjunud oma uue eluga üliõpilasena ja valmistus kolima Iowasse, et seal kolledžisse minna. 13 mai oli Brandonile ja tema kursusekaaslastele õppeaasta viimane päev, nii et nad otsustasid seda tähistada. Pidu toimus Lindis, umbes 7 miili kaugusel tema kodust Marshallis. Brandonil oli juhiluba ja tal oli oma auto, nii et ta teadis, et ta ei tohi liiga palju juua. Peol viibinud inimesed kinnitasid, et Brandon ei olnud joobes ja ta oli joonud vaid ühe alkohoolse joogi. Hiljem teatati, et Brandon käis veel ühel peol Canvis, mis asub umbes 56 kilomeetri kaugusel Marshallist, kus ta jõi veel vaid 1 või 2 jooki. Kui 13 mai muutus. 14 maiks hakkas pidu vaibuma ja Brandon istus oma autosse, et sõita 40 minutit koju. See tee oli talle tuttav, sest tema kolledž asus Canvis, nii et tema vanemad ei muretsenud. See kestis kuni umbes kella 2 öösel, mil nende telefonid vibreerisid. See oli kõne Brandonilt. Ta selgitas rahulikult, et oli oma autoga teelt välja sõitnud ja kraavi sattunud, kuid ta polnud viga saanud. Tema vanemad küsisid, kus ta on, et nad saaksid talle järele tulla ning Brandon ütles neile, et ta on lindi lähedal. Kui nad kohale jõudsid, polnud nende pojast mingit märki, nii et nad helistasid talle uuesti. Kõnes vandus Brandon, et ta näeb linna tulesid ja ütles oma perele, et kõnnib tagasi oma sõbra majja. 47-minutilise kõne ajal tundus Brandon rahulik, hoolimata sellest, et tema auto oli kraavis ja ta ei paistnud olevat joobes. Kolmik arutas edasi-tagasi, püüdes tema asukohta kindlaks teha ja kokkusaamiskohta kokku leppida. Siis ootamatult kuulsid Brandoni vanemad teda karjumas. Kurat! Enne kõne katkes. Nad üritasid meeletult talle tagasi helistada, kuid tema telefon oli tühi. Kahjuks reageeris Lindi politseijaoskond kadunud isiku teatele viivitusega, sest nende arvates polnud ebatavaline, et 19-aastane oli pärast pidu hilja väljas. Õnneks otsustasid nad teadet tõsiselt võtta ja alustasid uurimist.
Telefoni andmed näitasid, et tema telefon andis viimati märku 20 miili kaugusel lindist. Lisaks leiti tema auto Porterist, Minnesotast umbes 25 miili kaugusel lindist ning see ei paistnud olevat halvas seisukorras. Uurimise käigus kasutas lindi politseijaoskond jälituskoeri, kes jälitasid Brandoni lõhna Yellow Medicine'i jõeni, kus jälg äkitselt katkes. Brandoni juhtum köitis avalikkuse tähelepanu ja on saanud üheks kaasaegse aja enim arutletud kadumisjuhtumiks. Hoolimata massimeedia suurest huvist on tekkinud väga vähe tõsiseltvõetavaid vihjeid. Tema kadumise 20. aastapäeva lähenedes on tema perekond vastuste leidmisel meeleheitel. Brandon Victor Swansonit kirjeldatakse kui valget meest, kellel on pruunid juuksed, sinised silmad, pikkus 168 sentimeetrit ja kaal 54 kilogramm. Ta kannab prille, on vasakus silmas seaduslikult pime ning tal on augustatud kõrvad. Kõigil, kellel on teavet, palutakse võtta ühendust Lincolni maakonna šerifi bürooga numbril 507 6941 664, viidates juhtumile number 200 86 843. Number 17. Haider Harry Abu Shakra oli 6 lapse uhke isa ning teda kirjeldasid tuttavad kui töökas ja seltsiv inimene. 2011 aastaks kuulus Harryle mitu kinnisvaraobjekti kogu Manchesteris, Connecticutis, sealhulgas autogaraaž ja autode müügisalong. Teatatakse, et Harry vastu olid osariigi poolt esitatud ka kriminaalsüüdistused, mis olid veel lahendamata. Nende süüdistuste kohaselt tegelesid Harry ja tema isa pettusega, laenates autosid, müües need maha ning jättes laenuandjatele kasumi maksmata. Osariik väitis ka, et duo saatis autosid Aafrikasse ja oli ilmselt seotud rahapesuga. 2011 aasta keskpaigas oli Harry Kautsoni vastu vabaduses, oodates talle esitatud 6 föderaalsüüdistust. Samal ajal väideti ka, et oli linna maksukogujale võlg umbes $23 000. $23 000 tasusid, mis olid seotud tema ettevõtete ja kinnisvaraga. Selle aasta 7. detsembril sõitis Harry Manchesteri Main Streetil asuvasse talle kuulunud garaaži autoesindusse, et seista silmitsi garaaži omaniku ja mehaanikutega, kuna nad polnud tema arvates talle üüri maksnud. Umbes kell 20:20 helistas ta oma vennale ja palus abi, öeldes: "Nad hirmutavad mind." Kell 20:24 helistas Harry oma naisele ja ütles talle, et ta on koosolekul, kuid saab kella 9 valmis, et viia ta kinno. Kahjuks Harry ei tulludki koju ja see jäi tema viimaseks telefonikõneks. Kui tema kadumisest politseile teatati, oli esimene koht, kuhu nad läksid, esindus ja garaaž. Kohal olnud mehaanikuid küsitleti, kuid nad eitasid, et teaksid midagi Harry äkilisest kadumisest. Manchesteri politsei palus mehaanikutel teha valedetektori testid, kuid grupp keeldus. 2026 aasta seisuga puuduvad kindlad tõendid, mis seoksid neid juhtumiga, ning nad on süütud, kuni pole tõestatud vastupidist. Mõned raportid viitavad, et Harry auto leiti hüljatuna päev pärast tema kadumist, kuigi seda ei saa kinnitada. Mõned usuvad, et ta põgenes Jordaaniasse, kuna tema isa oli selleks ajaks juba sinna läinud, kuid ka seda ei saa kinnitada. Tema kadumise valguses lõi tema perekond GoFundMe ja Facebooki lehe, et nõuda vastuseid. Nüüdseks on möödunud 15 aastat sellest, kui Harry Abu Shakrat viimati nähti. Seda kirjeldatakse kui valget meest mustade juuste ja pruulide silmadega, pikkusega umbes 170–175 sentimeetri ning kaaluga umbes 80–85 naela. Viimati nähti teda kandmas halli ülikonda, valget särki, punast lipsu ja musti kingi. Kõigil, kellel on teavet, palutakse võtta ühendust Manchesteri politseiga numbril 86 06 45 500. Viidates juhtumi numbrile M20114 046. 25-aastane Linda Rose Grimm oli vaikne ja lahke tüdruk, kes püüdis 1980-ndatel täiskasvanuna jalgu alla saada. Linda sündis Pariisis, Californias ja kasvas üles koos oma emaga ning neil oli hea suhe. 1986. aasta mais, kuigi mõned allikad väidavad, et see oli 1985. Aastal lahkus Linda kodust, öeldes emale, et läheb sigarette ostma. Tunnid möödusid ja tema ema hakkas muretsema, kuid pole selge, millal tema kadumisest tegelikult teatati. Tema ema sõnul pidas ta järgmise enam kui 18 kuu jooksul oma tütrega telefonitsi ühendust. Kõnedes ütles Linda talle, et elab nüüd Wichitas, Kansasis. Ta ütles emale ka, et oli alustanud suhet veokijuhiga, kelle nimi oli Robert Masters. Allikad teatavad, et Linda oli abielus, kuid pole selge, kas abielu oli Robertiga või mõne teise mehega. Koos alustasid nad uut elu talus ja tundus, et neil läks hästi. Linda ema hakkas kõnede kohta märkmeid tegema ja märkas, et need olid harvad ja napid. Ta keeldus emale talu täpset asukohta ütlemast ja hakkas kuude möödudes kõlama üha hirmunumalt. Siis 1987. Aasta oktoobris kõned lakkasid täielikult. Grimmi perekond helistas sellele numbrile iga päev, kuid ei saanud vastust.
1989 aasta aprillis leiti Linda kollane Ford Pinto hüljatuna ühes supermarketis Huntington Beachil, Californias. Umbes 111 kilomeetri kaugusel tema kodust Pariisis. Pole selge, kas autos leiti mingeid vihjeid või kas autot uuriti kohtuekspertiisi korras. Kui kõned lakkasid, survestas Linda ema uurijaid juhtumida tegelema. Kummalisel kombel on nimekirjas Texase võimud, kuigi juhtum toimus California ja Kansase vahel. Selle juhtumi kajastamises on palju vastuolusid ja alguses peale on väga vähe üksikasju. Mõned usuvad, et Linda tahtis lihtsalt uut elu alustada. Kuid tema ema ei olnud veendunud. Lindal on keisrilõikearm, kuid tema laste kohta pole üksikasju kirjas. On möödunud mitu aastakümmet ja kuigi vihjeid on väga vähe, väärivad Linda ja tema pere õiglust. Linda Rose Grimm on kirjeldatud kui valgenahaline naine, pruunide juuste ja pruunide silmadega, umbes 50 kilogrammi. Tal on mutt ninal, arm silmade vahel ja keisrilõikearm. Linda võib kasutada ka perekonnanimesid Masters, Raby või Oshesky. Kõigil, kellel on teavet, palutakse võtta ühendust Orange'i maakonna šerifi bürooga numbril 714 647 7000. Kasutades juhtumi numbrit 88 038 162. Number 15. Aastal 2020 oli Texases 49 110 avatud kadunud isiku juhtumit, mis on arv, mis on viimase 6 avaldamisaasta jooksul kasvanud. 36-aastane Mariano Mario Medina Fuentes on vaid üks neist 49 000. Victoria Costa, Mario õde, ütles meediale, et ta oli armastav, seltskondlik ja pühendunud pereisa, kes hoolitses alati selle eest, et tema pere oleks hoitud. 31. detsember 2019. Uue aasta elevus oli õhus tunda. Inimesed üle kogu Escondido linna hakkasid kogunema baaridesse ja kodupidudele valmis uut aastat üheskoos vastu võtma. Kell 19.00 helistas Mario oma õele ja kinnitas, et kohtub temaga ning perega kirikus, et üheskoos tähistada. Kõne ajal mainis ta ka, et kohtub enne pidustusi 1 või 2 sõbraga, kuid kinnitas õele, et on kindlasti kohal. Sealt edasi teame, et ta kohtus 2 mehega ja istus nende autosse. Politsei usub, et nad võisid olla teel Pasadinasse, mis asub umbes 7 miili kaugusel Encinitase linnast, teadmata põhjustel. Kell 20.20 tegi Mario oma viimase kõne oma tüdruksõbrale. Ta meenutas, et Mario karjus talle telefoni teel ja ütles, et on ohus. Ta ütles, nad teevad mulle lõpu peale. Enne kõne katkes. Tema tüdruksõber ja perekond pommitasid teda kõnedega, kuid ta ei vastanud kunagi. Kui aastavahetus möödus ja Mariost polnud endiselt mingit märki, teatati tema kadumisest ning Texase avaliku julgeoleku osakond kaasati juhtumisse. Kahjuks on selle juhtumi kohta väga vähe üksikasju. Seda on tema õde rõhutanud ja loodab muuta. Victoria ütles Fox News 26-le. Mõned inimesed on teinud YouTube'i videoid minu venna loost ja see on levinud. See pole nii palju tähelepanu saanud kui teised juhtumid. Mida rohkem jagamisi teie lähedaste piltidel on, ma ei tea, kuidas seda öelda, aga see annab sulle rohkem lootust. Charlie Projecti andmetel on üks 2 Marioga tol ööl olnud mehest tuvastatud, kuid teda pole veel üle kuulatud. Politsei on samuti leidnud turvakaamera salvestised autost, millega ta sõitis, ning mõnest peatusest, mida ta võis teha kohalikus bensiinijaamas. Seda salvestist saab vaadata alla olevalt lingilt. Mario perekond on samuti teinud koostööd Texas EcoSearchiga lootusest ta koju tuua. Teda kirjeldatakse kui ladino päritolu meest, mustade juuste ja pruunide silmadega meest, pikkus 5 jalga 9 tolli ning kaal 80 naela. Tal on mitu tätoveeringut, sealhulgas Victoria paremal õlal, Matilda vasakul käel ja kuupäev 6 vasakul käsivarrel. Kõigil, kellel on teavet, palutakse võtta ühendust Texas avaliku julgeoleku ametiga numbril 800346 3243. Number 9 a taste. 59-aastana Ray Ricker oli Pennsylvanias Centeri maakonnas hästi tuntud ja lugupeetud advokaat. 70-ndatel ja 80-ndatel käis Ray ülikoolis ning omandas lõpuks õigusteaduses doktorikraadiga samaväärse kraadi. Oma tööelu esimeses pooles tegeles Ray raskete kuritegude süüdistamisega. 1985. Aastal võitis Ray Centeri maakonna ringkonnaprokuröri koha, mis hõlmab mitut piirkonda Pennsylvanias. Järgmised 20 aastat teenis Ray oma kogukonda ja menetles palju tõsiseid juhtumeid, tagades, et ohvrid ja nende pered said õiguse mõistmise osaliseks. Töötades ringkonnaprokurörina lahutas Ray abielu ja kohtus peagi pärast seda Patty Fornicolaga. Nende 2 vahel tekkis suhe, mis kasvas koos Ray tööalase karjääriga. 2005 aastaks oli Ray teeninud osariiki 20 aastat ja otsustas mitte uuesti kandideerida ringkonnaprokuröri ametikohale. 5. aprillil tõusis Ray vara tööle
suudes oma tüdruksõpra hüvast jätuks ja lahkus oma kodust Bellefontaines, Pennsylvanias. Andmete kohaselt saabus Ray sel hommikul ringkonnaprokuröri kontorisse ja teatas oma töötajatele, et võtab pool päeva vabaks. Uurijad ei ole siiani kindlad, miks ta pool päeva vabaks võttis, kuid umbes kell 11:00 lahkus Ray kontorist ega nähtud teda enam kunagi. Kell 11:30 helistas Ray oma tüdruksõbrale Patile ja ütles talle, et sõidab Kirdesse, Lewisburgi, mis asub Unioni maakonnas umbes 60 miili kaugusel kodust. Jällegi ei ole selge, millest nad kõne ajal rääkisid ja pärast seda ei nähtud ega kuuldud Ray Crickerist enam kunagi midagi. Selleks õhtuks oli tema tüdruksõber muutunud murelikuks ja võttis ühendust politseiga, et teatada Ray kadumisest. Esialgne otsing ei näidanud tema telefonis ega pangakontodel mingit aktiivsust. Järgmine vihje ilmus alles järgmisel päeval, 6. aprillil, kui tema auto, punane Mini Cooper, leiti hüljatuna Lewisburgi parklast Susquehanna jõe lähedal. Uurijad märkisid, et autos oli tunda sigaretilõhna ja sees oli isegi veel sigaretituhka. See detail šokeeris tema perekonda. Ray tundis sigarettide vastu suurt vastumeelsust ega olnud ise kunagi suitsetanud. Tema perekond kinnitab samuti, et ta poleks kunagi lubanud kellelgi oma autos suitsetada, sest ta ei talunud tubakasuitsu lõhna. Pole selge, kas autost leiti DNA-d või sõrmejälgi. Juhtum pälvis kiiresti meedia tähelepanu, kuid sellest hoolimata jäi see lahendamata. See kestis kuni 3 kuud hiljem, 2005. aasta juulis. Kui tema ringkonna prokuratuuri väljastatud sülearvuti leiti Susquehanna jõest, kiilutuna silla tugiposti vahele. See tugipost asus mõnisada meetrit eemal kohast, kus tema auto leiti, ja see pakkus veel ühe kummalise vihje. Kõvaketas oli käsitsi eemaldatud enne, kui sülearvuti vette visati. Kõvaketta jõest kättesaamiseks kulus veel 3 kuud. Kahjuks oli kõvaketas nii vett täis ja kahjustatud, et sellest ei õnnestunud midagi taastada. Charlie Projecti andmetel uurijad avastasid Ray internetitegevust uurides, et ta oli otsinud, kuidas kõvaketast rikkuda ja kuidas sülearvutit veega kahjustada. Hoolimata selle juhtumi suurest tähelepanust on vähe uusi vihjeid päevavalgele tulnud. Paljud oletavad, et Ray sattus sihtmärgiks oma töö tõttu. Ta oli vastutanud Centeri maakonna kõige tõsisemate kuritegude eest süüdistuse esitamise eest ning on loomulik, et politsei arvab, et keegi võis soovida kättemaksu. Siiski on selle toetuseks vähe füüsilisi tõendeid ning juhtum on nüüdseks kuulutatud külmjuhtumiks. Ray Crickerit kirjeldatakse kui valget meest, kellel on hallikas pruunid juuksed, rohelised silmad, umbes 6 jalga pikk ja kaalub 170 naela. Ta võib kasutada perekonnanimesid Gray või Lang ning teda nähti viimati kandmas helesinist fleece-jopet, siniseid teksaseid ja spordialatseid. Kõigil, kellel on teavet, palutakse võtta ühendust Dana Martini Pennsylvania osariigi politseist numbril 814 696 6158. Number 13. 38-aastast Roy Jacob Hegelit kirjeldati kui lahket ja avatud meest, kes elas Fargo linnas Põhja-Dakotas. Tema särav ja avatud iseloom sobis hästi tema tööga rändmüüjana ning ta sai tööl hästi hakkama ja reisis mööda Ameerika Ühendriike. Kui ta ei töötanud, armastas Roy ka bowlingut ja käis sageli bowlinguturniiridel. 1989 aasta veebruaris osales ta ühel sellisel turniiril Fargo linnas ning kohalviibijad märkisid, et nad märkasid temas muutust. Tema avatud isiksus ja soe olek olid kadunud ning tundus, et tal oli raske. See turniir jäi viimaseks korraks, kui teda nähti, kuid temast enam ei kuuldud. Pärast turniirit lahkumist oma sinise Ford Tempoga sõitis Roy mööda maad ringi ja reisis üle kogu riigi. Charlie Projecti andmetel ei ole uurijad siiani kindlad, mis selle reisi ajendiks oli, kuna väidetavalt Roy sellel reisil ei töötanud. 8. märtsil 1989 võttis Roy viimast korda ühendust, kui ta helistas oma endisele tüdruksõbrale. Kõne ajal väitis Roy, et ta viibib Kingmanis, Arizonas, kuid plaanib naasta Bismarcki Põhja-Dakotasse, mis asub üle 200 miili kaugusel tema kodust Fargos. Tema endine tüdruksõber väitis ka, et Roy ütles talle, et ta oli 9 päeva jooksul käinud 9 erinevas osariigis ja tal oli ainult $200. Vahetult pärast seda kõnet teatati Royst kui kadunust ja algas otsing. 2 päeva hiljem, 10. märtsil, leiti tema auto mahajäetuna üksikul teel California Death Valley monumendi lähedal, rohkem kui 367 kilomeetri kaugusel Kingmanist, Arizonas. Auto lähedalt leidsid politseinikud jalajälgede rea, mis kulges umbes 10 kilomeetrit, enne kui need äkitselt lõppesid ja kadusid. Kummalisel kombel oli ka Roy isa 1971 aastal kadunuks jäänud, kuid ilmus hiljem uuesti välja, olles alustanud uut elu. Uurijad loodavad, et ka Roy puhul on tegemist sama looga, kuigi kuritegu ei saa lõplikult välistada. Roy Hegelit kirjeldatakse kui valgenahalist meest, kellel on pruunid juuksed ja pruunid silmad, pikkust 6 jalga ning kaal umbes 77–84 kilogrammi. Tal on vasakul oimukohal rõngakujuline arm ja tal võib olla näokarvu. Kõigil, kellel on teavet, palutakse võtta ühendust Bismarcki politseiosakonnaga numbril 701 223 1212, viidates juhtumi numbrile
893 1642. Number 12. 26-aastane Steven Adams. Kuigi mõned allikad ütlevad Stefan või Steven PH-ga, oli kirjeldatud kui intelligentset ja hoolivat noormeest, kes armastas kalapüüki, jahindust ja korvpalli. 2004 aastaks valmistus ta lõpetama oma kraadi Northeastern State University's Tahlequah's, Oklahomas ja valmistuma eluks pärast haridusteed. Aastaid hiljem oli Steven abiellunud. Kuid see suhe ei kestnud ja nüüd pidas ta hooldusõiguse lahingut oma endise naisega. Talle esitati mitmeid süüdistusi, kuid need lükati alati tagasi. Vaidlus algas 2002 aastal ja 2004 aasta detsembriks oli Oklahoma osariik kutsunud Muskogee kohtus kokku istungi, et asi lõplikult lahendada. Selle aasta 13. detsembril lahkus Steven ülikooli territooriumilt pärast oma viimase eksami sooritamist. Umbes kell 11 hommikul helistas ta oma tüdruksõbrale, et eksamit arutada. Kõne ajal ütles ta talle, et viib ühe mehe, kelle nime ta ei maininud, Keysi, Oklahomasse. Sealt edasi oli plaan sõita oma ema juurde Webbers Fallsi ja seejärel minna tööle Muskogeesse. Tema tüdruksõber ütles, et ta oli heas tujus ja miski ei paistnud olevat valesti. 30 minutit hiljem üritas üks Stefani sõpradest talle helistada, kuid märkas, et kõned suunati kõnepostile juba pärast ühte helinat. Stefan ei jõudnud kunagi oma ema koju ega tööle. Järgmisel päeval teatas tema tüdruksõber, et Stefan on kadunud ja uurimine algas. Politseid huvitas sõbra teade, et Steveni telefon katkes pärast ühte helinat. Sõber ütles neile, et ta helistas korduvalt ajavahemikus 11.30 kuni 12.00, kuid tulemus oli iga kord sama. Seejärel otsustasid nad jälgida tema viimaseid samme ja sattusid mõnele vihjele. Enne kella 12 märgati Stevenit Cooksoni väikepoes Oklahomas, mis asub umbes 18 miili kaugusel tema ülikooli linnakust. Tunnistajad meenutasid, et nägid teda ostmas limonaadi ja mõneks minutiks poe ees seismas, märgates, et oli ärritunud, kuid keegi ei lähenenud talle. Stevenit otsides leidsid nad ka veel ühe vihje. Päeval, mil Steven kadus, nähti ühte tundmatut meest, keda kirjeldati kui valgenahalist, umbes 180 sentimeetrit pikkust, pruuni juustega ja 40-50 aastast, hulkumas üldpoe ees, mis asus Steveni korteri lähedal. Teatete kohaselt juhtis mees pikabit ja viibis seal justkui ootaks kedagi. Kell 11.00 lahkus see tundmatu mees korteri lähedal asuvast parklast ja sõitis minema. See on märkimisväärne, kuna just sellel ajal oli Steven viimast korda ühenduses. Politsei pole seda isikut kahtlusaluseks nimetanud, kuid nad soovivad temaga väga rääkida. Hoolimata sellest, kui palju töötunde politsei uurimisse pani, tuli välja väga vähe paljulubavaid juhtlõngu. Tema autot pole kunagi leitud ja pole selge, kuhu ta võis sõita. Mõni nädal pärast tema kadumist sai tema perekond ähvardava kõne. Helistaja, kelle isik pole teada, ütles perele, et nad saavad füüsiliselt viga, kui nad ei lõpeta uurimist ega lõpeta oma otsinguid. Steveni isa, Carl Adams, andis intervjuu oma poja kadumise 20 aastapäeval ja ütles: ta oli ainus kogu seltskonnast, kes läks ülikooli. Ta lihtsalt armastas seda. Kui keegi tuleks selle teabega välja ja oleks piisavalt julge seda teha, oleks ta minu jaoks nagu superkangelane. Ma jätkan selle eest võitlemist. See on minu rist kanda. Ta oli minu poeg. Ma armastan teda. Ma ei pööra talle nüüd selga. Steven Adamsit kirjeldatakse kui umbes 5 jala 7 tolli pikkust ja 164-200 naela kaaluvat pruuni juuste ja pruunide silmadega meest. Ta on seotud Oklahoma Cherokeede rahvusega. Tal on ka raske astma, mis nõuab inhalaatori kasutamist, kuid see jäi tema koju maha. Võiti, kellel on selle juhtumi kohta teavet, palutakse võtta ühendust Oklahoma osariigi bürooga numbril 9185 82 9075. 918582 number CR 04180. Võite võtta anonüümselt ühendust ka FBI-ga. Juxteast. 25-aastane Alex Kumil oli kaasa sündinud Anne laulude kirjutamiseks ja pillide mängimiseks. Ta veetis oma lapsepõlve rulaga sõites ja keskendudes graffiti-kunstile, kuid mingil hetkel keskkooli ajal otsustas ta hoopis muusikale keskenduda. Isegi pärast kooli lõpetamist jätkas Alex muusikukarjääri, saades kohti kohalikes bändides ja tuuritas üle kogu oma koduosariigi Maini. Pärast seda, kui ta oli kohalikul muusikamaastikul kogemusi kogunud, kolis Alex Los Angelesse, et proovida seal läbi lüüa. Umbes sel ajal märkas tema perekond, et tema käitumine hakkas muutuma. Ta oli ettearvamatu ja rääkis, et on Lemuria järeltulija. Selle väidetava uppunud mandri koduks võisid olla tullukad, kes hiljem lõid inimrassi. Vähemalt nii räägib legend. 2015 aastaks Aals on nii tugevaks kasvanud, et ta otsustas sõita 6 nädalaks Indiasse, et otsida oma kõrgemat jõudu ja elu eesmärki. Tema vanemad lisasid, et temast sai range veegan ja ta nautis oma vaimset otsingut Indias. 2017. aastaks
elas ta taas koos vanematega Maine'is ja tema käitumine hakkas veelgi rohkem muutuma. Nüüd oli Alex võtnud range vaikimisvande ja veetis kogu oma aja mediteerides. Sõbrad, keda Alex kunagi jumaldas ja kellega ta koos tuuritas, jäid nüüd tahaplaanile ning ta hakkas endasse tõmbuma ja isoleerima. 22. veebruaril 2018 murdis Alex oma range vaikimisvande ja palus vanematel end lennujaama viia. Ta teadis neile, et kolib Kauaile Hawaiile, et otsida edasist valgustumist. 22. veebruaril astus Alex lennukile ja maandus mõni tund hiljem Hawaiil. Tunnistajad meenutasid, et nägid teda rannaäärses külaliste majas. 22. ja 23. kuupäeva vahel. Nende 2 päeva jooksul helistas ta mitu korda kohalikele taksofirmadele, kuigi pole ühtegi tõendit selle kohta, et teda oleks kunagi peale võetud. 24. veebruaril tegi Aleksei kõne hotellist, kuid pole teada, kellele ta helistas. Sellel pärastlõunal registreeris ta end hotellitoast välja ja teda ei nähtud ega kuuldud enam kunagi. Kui tema vanemad ei suutnud pojaga ühendust saada, andsid nad teada tema kadumisest. Uuriimine oli lühike. Politsei teadis, et ta viibis hotellis 22. ja 24. kuupäeva vahel enne kadumist. Tema telefonil puudus igasugune aktiivsus ja tema pangakontol olnud $8000 jäi puutumata. Ta ei olnud märkinud, kuhu ta läheb ja pole teada, kas ta oli koos teiste inimestega. Tema vanemad on spekuleerinud, et ta võis piirkonnas kohtuda erinevate religioossete või vaimsete gruppidega, et leida seda valgustust, mida ta nii meeleheitlikult otsis. Uurijad leidsid tema sülearvuti ja tema sirvimisajala uurimine andis neile veel mõned vihjed. Vahetult enne kadumist otsis ta teavet telkimisvarustuse ja söödavate taimede kohta saarel. Peale sel 2018. aasta märtsis ja aprillis laekus kinnitamata teateid, et teda nähti Salt Pond Beachi laagri. Veel kinnitamata teateid tuli 2019. aasta alguses, kui üks naine nägi meest, kes vastas Alexi kirjeldusele ostmas Kauail matkavarustust. Kõik need teated on endiselt kinnitamata. Siiski toetavad need perekonnateooriat, et ta elab väljaspool tavapärast ühiskonda ega soovi, et temaga ühendust võeta. Alex McLaren Kumi kirjeldatakse kui valget meest, pruunide juuste ja sarapuu pruunide silmadega, umbes 6 jalga pikk ning kaalub 160–180 naela. Tal on suur elupuu tätoveering vasakul käsivarrel ja sinise silma tätoveering paremal käel. Alex võib samuti reisida nime all Albert Johnson, mida ta kasutas Los Angeleses muusikat tehes. Kõigil, kellel on teavet Alexi juhtumi kohta, palutakse võtta ühendust Kauai politsei osakonnaga numbril 808 241 1711, viidates juhtumi numbrile 1 808 308. Number Kume. Tema nimi on tänapäeval endiselt erakordselt tuntud. Kõige luksuslikumates poodides, kallite parfüümide, peene ehtekunsti ja ekstravagantsete rõivaesemete siltidel seisab nimi Coco Chanel. Maailma tuntuim moelooja, kelle pärand näib trotsivat aja mõju. Tema ettevõtmine algas 20-aastaselt, kuid avas 1910. aastal oma esimese poe, kus müüs mütse. Varsti hakkas ta valmistama rõivaid ning tema esimene edu tuli kleidiga, mille ta tegi vanast kampsunist. Ei läinud kaua, kui paljud pealtvaatajad hakkasid sellele rõivale tähelepanu pöörama ja küsisid temalt, kust ta selle saanud oli. Chanel pakkus siis, et teeb neile samasuguse. Ta pakkus oma esimest parfüümi 1920-ndatel. Seejärel tuli Chaneli kostüüm ja pärast seda väike must kleit. See silmapaistev moelooja keskendus mitte ainult figuuri rõhutavate rõivaste loomisele, vaid ka sellele, et oleksid naistele mugavat kanda. Ta sai Pariisi kirjandus- ja kunstimaailma keskseks tegelaseks. Chanel kujundas kostüüme mitmetele suurtele näidenditele ja ballettidele. Ta luges ka kunstik Pablo Picassot oma lähikonda kuuluvaks sõbraks. Tema ulatuslikud ettevõtmised moemaailmas lõid $1 miljardi suuruse luksusimpeeriumi ning selle ajalugu oli tihedalt seotud naiste muutuvate rollidega. Just need ettevõtmised käivitasid moerevolutsiooni. See oli Coco Chaneli elu. Moelooja, naiste õiguste eest seisja, revolutsionäär ja spioon. Selgus, et naine, keda moemaailm austab ja kõrgelt hindab, ei loonud ainult kleite ega müünud mütse, vaid oli ka natsionaalsotsialistide poolehoidja ja sakslastele informaator teise maailmasõja ajal. 1939 aastal, kui sõda puhkes, elas Chanel lähedal asuvas Ritz hotellis. Okupatsiooni ajal tekkis tal romantiline suhe Saksa diplomaadi Hans-Günther von Dinklagiga, kes oli Gestapo spioon ja Abwehragent. Chaneli jätkuv läbikäimine Dinklagiga teise maailmasõja puhkemisel viis ta Saksa võimude seltskondlikesse ringkondadesse. 1941 aastal reisis Saksa spioon koos kolleegi parun Louis de Fauverliniga Berliini. Nad kohtusid isiklikult diktaatoriga ning mitte kaua pärast seda sai luureagentuur teada Dinklagi armukese ärevusest oma vennapoja pärast, kes oli Prantsusmaa invasiooni ajal vangi langenud.
Chaneli hirm oma sugulase pärast avas sakslastele ukse, mis võimaldas neil teha tehingu. Nad pakkusid moeloojale tema vennapoja vabastamist ja turvalisust vastutasuks teabe eest, mida ta saaks oma mõjukamatelt liitlasriitide kontaktidelt. Chaneli missiooni kohta pole aga kunagi dokumente koostatud ja just seetõttu pole teada, millist teavet ta sakslastele edastas. Küll aga on teada, et ta andis neile mingisugust teavet, sest hiljem samal aastal naasis tema vennapoeg turvaliselt koju. 1943 aastal vabastati Pariis natsionaalsotsialistide haardest, mille tulemusel lahkusid kõik sakslased linnast, sealhulgas Dinklage, kes oli sunnitud ka Chaneli maha jätma. Järgmisel aastal hakkas Prantsuse valitsus karmistama meetmeid nende suhtes, kes olid okupatsiooni ajal sissetungijaid aidanud. Ja nimekirjas oli väidetav reetur Coco Chanel. Ta arreteeriti ja teda küsitleti mitu tundi, kuid see ülekuulamine ei tehtud kunagi avalikuks. Tõendite puudumise tõttu vabastati ta, kuigi ajaloolased väidavad, et tema õigeks mõistmine võis olla korrandatud tema lähedase tuttava Winston Churchilli poolt, kes rikkus iseenda vaenlasega kauplemise seadust. Arvatakse, et Chanel teadis, et Churchill oli seadust rikkunud, makstes sakslastele, et need kaitseksid Windsori hertsogi varalinnas. Kui ta oli veel Walesi prints, olid tema ja Chanel armukesed. Pärast seda aastat naasis Chanel oma vanade harjumuste juurde, elades luksuslikult ning luues rõivaid rikastele ja kuulsatele. Ja ta suri 1971. Aastal temalt ei küsitud kunagi tema suhte kohta spiooniga ega ka tema koostöö kohta Abwehriga. Ja teabe kohta, mida ta edastas ning mis aitas diktaatorit. 9. koht. 3. kohal 3 kõige olulisema ja mõjukama kunstniku seas ajaloos. Leonardo da Vinci ja Michelangelo järel on Hispaania päritolu välismaal elanud maanikunstnik, keraamik ja skulptor Pablo Picasso. Teda peetakse üheks 20. sajandi suurimaks kunstnikuks, kes lõi väga mõjuka kunstistiili, kubismi. Seda visuaalset kunstistiili iseloomustab pildi tasapinna lame, kahemõõtmeline pind, hüljates perspektiivi ja modelleerimise. 80 oma 91 eluaastast pühendas Picasso end kunstilisele eneseväljendusele, andes olulise panuse moodsa kunsti arengusse. Ta uskus ebausklikult, et tema töö hoiab teda elus. Picasso on tuntud selle poolest, et ta leiutas end pidevalt uuesti. Ta vahetas sageli stiile nii radikaalselt, et kogu tema looming näib olevat 6 erineva kunstniku, mitte ainult ühe töö tulemus. Tal oli kalduvus mitmekesisusele, väites, et kui tema kunst ei oleks nii mitmekesine, ei oleks ta saavutanud soovitud tulemust. Oma kunstniku karjääri jooksul olevat Picasso loonud üle 1000 kunstiteose. Ajaloolased on tema loomingu jaganud erinevateks perioodideks, mis tähistasid tema elu erinevaid etappe. Nende perioodide hulka kuuluvad sinine periood, kus sinine oli tema töödes domineeriv värv, ning roosa periood, mil ta kasutas palju roosasid, punaseid ja beige toone. Picasso elu lõppes 1973 aastal, kuid tema valitsemine kunstimaailmas ei lõppenud sellega. Isegi tänapäeval domineerivad tema tööd ülemaailmset kunstiturgu ning ta hoiab Guinessi maailmarekordit ajaloo viljakaima kunstnikuna. Kuid julge värvikasutuse, stiili loomise ja piinatud kunstniku fassaadi taga oli isiksus, mida enamik ei märganud. Ainsa, kes seda nägid, olid tema ohvrid ja lähedased kaaslased. Tundub, et kunstniku edu ja pärandid on varjutanud tema ilmne põlgus mitmete oma elu naiste vastu. Tegelikult oli väga vähestel tema lähedastel inimestel tema iseloomu kohta üldse midagi head öelda. Tema enda lapselaps kirjutas isegi romaani sellest, kui kohutav ta oli. Väidetavalt oli Picasso nartsissist ja naistenees, kes polnud mitte ainult ebasõbralik, vaid olevat olnud eriti alatu naiste, eriti oma muusade suhtes. Ta hülgas sageli oma muusasid nooremate modellide nimel, kellest üks väitis, et Picasso lukustas ta majja, et takistada tal teiste kunstnikega töötamast. Ta oli tuntud ka abieluväliste suhete poolest ning tal oli võimetus sõpru hoida. Ajaloolaste sõnul oli Picasso süüdi lugematutes südamevaludes ja laastamistes. 8. Tony Hayward sündis Inglismaal Slough 7 lapsest vanimana. Ta omandas geoloogiakraadi Astoni ülikoolis, doktorikraadi geoloogias Edinburghi ülikoolis ning aukraadid Astonist, Edinburghist ja Birminghami ülikoolist. 1982 aastal, kui ta oli 25-aastane, liitus Tony BP-ga puurplatvormi geoloogina. Tal ei kulunud kaua aega, et ametiredelil tõusta ja 1997 aastaks oli Tony BP Explorationi direktor. See on ülemaailmne energiagigant, mis tegeleb nafta ja maagaasi leidmise, arendamise ja tootmisega. 3 aastat pärast direktoriks nimetamist, Tony sai BP Groupi asepresidendi ametikoha, Amoco, uurimis- ja tootmisosakond, ja aasta hiljem sai temast grupi finantsjuht,
kelle ülesandeks oli jälgida ülemaailmseid finantsoperatsioone, ühinemisi ja omandamisi. 2007 aastal nimetati ta tegevjuhiks. Selles ametis töötades keskendus Tony sellele, et muuta tegevus ohutuks ja usaldusväärseks. Seetõttu peeti Tony pädevaks reformijaks, kes püüdis parandada nafta kaevandamise tavasid nii töötajate kui ka keskkonnaohutuse seisukohalt. Ühes kuulsas loengus ütles Tony järgmist. Meie elu peamine eesmärk on luua väärtust oma aktsionäridele. Selleks tuleb töö eest hoolt kanda. Kuid aastaks 2010 varises Tony maine pädeva eestkõnelejana kokku, sarnaselt Deepwater Horizoni platvormiga ja seda just selle tagajärjel. Deepwater Horizon katastroof, mis oli ajaloos suurin juhuslik merenafta reostus, leidis aset 20. aprillil 2020. Platvorm kuulus ja seda haldas avamere puurimisettevõte Transocean ning selle oli rendile võtnud BP. See asus Mississippi Canjonis, mis on Org-mandri laval. Naftakaev asus merepõhjas. 4993 jala sügavusel veepinnast allpool. Katastroofi õhtul plahvatas loodusliku gaasivoog läbi betoonist südamiku. Selle paigandas Halliburton kaevu sulgemiseks. Betoonisegu südamik oli aga liiga nõrk, et taluda rõhu suurenemist. Tõenäoliselt seetõttu, et segu kiiremaks tardumiseks oli lisatud lämmastikku. Plahvatus põhjustas Mehhiko lahes suure naftareostuse, kus lekis päevas 60 000 barrelit naftat. Kui katastroof jätkus ja alustati tõkestamismeetmetega, oli BP esimene samm külastada Transoceani, pakkudes abi ja avaldades kaastunnet. Teist sammu tegi Tony Hayward, kes pakkus kiire selgituse, milles ta otseselt pisendas naftareostuse mahtu ja ulatust. Ta iseloomustas seda kui tühist võrreldes Mehhiko lahe veehulgaga. Ettevõte väitis, et ookeani koguneb vaid umbes 1000 barrelit päevas, mis lämmatab ookeanielu ja mõjutab keskkonda. See polnud muidugi tõsi. Valitsusametnike uurimised kinnitasid, et leke oli haripunktis 60 000 barrelit, võib-olla isegi rohkem. See polnud aga ainus kohmakas avaldus, mille juht oli teinud. Kogu katastroofi vältel tegi ta järjest hullemaks muutuvaid märkusi, sealhulgas ühe avalduse, kus ta käskis operaatoril siit lahkuda, kui too pildistas katastroofi Louisiana rannikul. Ta ütles ka ühele reporterile, tsiteerin, pole kedagi, kes tahaks selle asja lõppu rohkem kui mina. Ma tahaksin oma elu tagasi. See avaldus tundus isekas ja lisas kriitikat, mida Tony on juba saanud. Ta ütles ka selliseid asju nagu, mida ma olen teinud, et seda ära teenida. Ja ma olen britt, ma pean sellele vastu. Ta jätkas ka teadlaste poolt uurimise käigus välja toodud tegelike faktide eitamist. 3 eksperti olid avastanud Mehhiko lahes vee all hõljuvad naftapilved, kuid Tony eitas ja diskrediteeris seda avalikult. Tema tormakad avaldused kulmineerusid Ameerika Ühendriikide presidendi Barack Obama kommentaariga, kes ütles, et kui Tony oleks tema alluvuses, ei töötaks ta enam pärast selliste avalduste tegemist. Number 7. Ameerika Ühendriikide 28. presidendina teenis Thomas Woodrow Wilson, Ameerika teadlane ja riigimees, kes oli tuntud oma ambitsioonikate seadusandlike saavutuste poolest ning kellel oli šoti päritolu. Wilsoni isa oli presbytervaste pastor ja tema ema poolt vanaisa teenis samal ametikohal. Loomulikult mängis kirik tema kasvatamisel juhtivat rolli. Tema isa teenis samuti kodusõjas konföderatsiooni armees. See sõda mõjutas Wilsonit sügavalt, kuna ta oli tunnistajaks hävingule ja kibedale järelmõjule. Tal oli isiklik vastumeelsus vägivalla ja relvastatud konfliktide suhtes. Iroonilisel kombel sai Wilsonist hiljem sõjaaegne president, kui just tema põlgus konfliktide vastu tegi sellest talle kõige sobivama ametikoha. Oma presidendi ajal lõi Wilson Rahvaste Liidu, esimese valitsustevahelise organisatsiooni, mis loodi maailma rahu säilitamiseks. See asutati 1920 aastal Pariisi rahukonverentsil, mis aitas lõpetada esimese maailmasõja. Wilsonile Antika Nobeli rahupreemia. Tema rahumeelsele kuvandile vastandudes oli Wilsoni ilmne põlgus afroameeriklaste suhtes. Alguses nimetati ta Demokraatliku partei kandidaadiks. Ta tõmbas paljude afroameerika juhtide tähelepanu, keda köitis tema uus vabaduse platvorm. Kuid nad olid pettunud, kui avastasid, et tema valitsus viis föderaalasutustest sisse segregatsiooni. Kui Woodrow Wilson võitis 1912 aastal presidendivalimised, elas Washingtonis DC-s kasvav keskklassi afroameeriklaste kogukond, kes moodustasid 1/3 linna elanikkonnast. Kuigi võrdsuse osas oli edusamme, esines riigi pealinnas endiselt segregatsiooni ja rassismi. The Now Sad koolid ja asutused olid jagatud rasside kaupa, kuid föderaalvalitsus säilitas segregeerimata tööjõu. Kui Woodrow Wilson ametisse astus, oli 10% föderaaltöötajatest afroameeriklased.
Tema administratsioon tähistas aga pöördepunkti. Just tema presidendi ajal kehtestati rassiline segregatsioon föderaalasutustes. Föderaalne segregatsioon ei eraldanud mitte ainult rasse, vaid piiras ka võimalusi ametialaseks edenemiseks, sealhulgas ligipääsu ihaldatud ametikohtadele, isegi kui neil olid vajalikud kvalifikatsioonid. Ühe ajaloonose sõnul püüdis Wilson oma ametiajal Aafrika-ameeriklaste edusamme tagasi pöörata. Number 2. Hans Asperger oli Austria arst, kes oli tuntud oma varajaste uuringute poolest ebatüüpilise neuroloogia vallas. Tema järgi on nimetatud Aspergeri sündroom. Tema ulatuslikud uuringud keskendusid peamiselt lastele. Ta avaldas 300 publikatsiooni psühholoogiliste häirete kohta, mis tõid talle pärast surma rahvusvahelise tuntuse. Oma elu jooksul pidas Asperger isikliku raamatukogu, kus oli üle 10 000 raamatu. Ta omistas oma lugemisharjumusele oma vaimse küpsuse arengu. Endiste kolleegide sõnul tsiteeris ta sageli klassikalisi autoreid, luuletajaid ja aeg-ajalt isegi piiblit. Ta oli väga kristlane ja kuulus Püha Lukase gildisse, mis propageerib katoliiklikku eugeenikat, sealhulgas positiivset eugeenikat negatiivse asemel. Samuti tunnistati, et Asperger oli külm ja eemalolev. Nooruses liitus ta rändavate teadlastega Bond Newlandist, mis oli seotud Saksa noorteliikumisega, ning arst tõi selle oma elu juhtpõhimõttena välja. Saksa noorteliikumine säilitas tihedat sidemed teise maailmasõja diktaatoriga alates 1930. aastatest. Selgub, et Coco Chanel ei olnud ainus maailma kujundanud teerajaja, kes tegi diktatuuri ajal koostööd natsionaalsotsialistidega. Asperger, nagu näis, tegi režiimiga koostööd, väites samal ajal, et kaitseb puudega inimesi hävitamise eest. Ajaloolised sõjaaegsed dokumendid paljastavad aga hoopis vastupidist. Hans Asperger suunas väidetavalt vaimse puudega inimesi Am Spiegelkrafti asutusse, kus viidi läbi ebaeetilisi inimkatseid ning patsiente jäeti meditsiinilise hooleta. See ei olnud mitte ainult juba õudust täis asutus, vaid sõja ajal viidi selles kliinikus läbi peaaegu 800 patsiendi eutanaasia pseudoteadusliku liikumise raames, mis propageeris puhastamist ehk ninnetne rassihügieeni, nagu seda nimetati. Sunniviisiline eutanaasia oli osa T4 programmist, mis sihtis ravimatult haigeid, füüsilise puudega, vaimse puudega, emotsionaalselt häiritud ning eakaid inimesi. Hans Asperger, kuigi oli neurodiversiteedi uurimise pioneer ja püüdis aidata puudega inimesi, andis režiimile ühe ohvri teise järel. Ta ei teatanud ka ühestki oma patsiendist Berliini terviseametile, kuigi see oli tal seadusega kohustuslik. Kõige murettekitavam on see, et pärast sõda uuriti Aspergerit ajalooliste dokumentide põhjal, mis paljastasid tema seotuse A.M. Spiegelkraftiga ja tema toetuse puhastuspoliitikale. Kuid lõpuks vabastasid liitlasväete poliitilistest süüdistustest. Ja ta jätkas lihtsalt oma meditsiinikarjääri. Number 50. See oli Thomas Edison, kes pani maailma sellele teele, nagu me seda täna näeme. Teda peetakse üheks Ameerika ajaloos suurimaks leiutajaks ning tema tõi kaasa kaasaegse elektriajastu ajal, mil ainus elektriallikas olid primitiivsed madalpinge patareid. Leiutaja kõige revolutsioonilisemateks saavutusteks olid esimene kaubanduslikult elujõuline elektripirn, fonograaf ja filmikaamera. Ta oli ka esimese elektrienergia jaotussüsteemi rajaja. Oma pika karjääri jooksul sai Edison üksi ja koos teistega kokku 1093 patenti, mis oli maailma rekord. Ta lõi ka maailma esimese tööstusliku uurimislabori ja asutas General Electricu korporatsiooni. Teda kirjeldati kui väsimatut, eriti tööeetika poolest, ja ta oli kurikuulus oma vastupidavuse poolest mitmepäevastes maratonides. Ta pidas und aja raiskamiseks. Ta on kuulsalt öelnud, et geenius on 1% inspiratsiooni ja 99% higistamist. Need, kes teda tundsid, kirjeldasid teda kui karismaatiliste tugeva egoga inimest. Ta oli ka väga introvertne ja eelistas oma labori üksindust. Kuid isegi Edisonil oli tema sarmi taga peitus tumedam pool. Leiutaja kohta öeldi, et ta võttis paljude leiutiste eest sageli kogu au endale, mis olid tegelikult loodud tema töötajate poolt Menlo Parki laboris või ostetud teistelt leiutajatelt. Fonograafi praktilise viis läbi John Crucy, Edisoni mehaanikameister, kes ehitas töötava mudeli Edisoni visandite põhjal. Talle omistatakse ka elektritooli leiutamine, kuigi selle idee autor oli Harold P. Brown, tema laboris töötanud elektriinsener. Leiutajal oli samuti kalduvus omastada teiste leiutajate patente, kes temaga seotud ei olnud. Üks selline inimene oli Granville T. Woods, kes oli esimene afroameeriklasest mehaanika ja elektriinsener pärast sõda. 1887 aastal sai ta patendi oma induktsioontelegraafile, kuid Edison kaebas ta kohtusse, väites, et tema oli sarnase telegraafi esimesena loonud. Kuid Woods võitis selle võitluse, kuid see tuli rahalise surve ja isikliku hinnaga.
Thomas Edison patenteeris 19. sajandi 90ndatel kinetograafi ehk filmikaamera, kuid tema leiutis kasutas teiste leiutajate elutööd. Ta mitte ainult ei varastanud teiste leiutajate tööd ega võtnud au endale, vaid Thomas Edison osales aktiivselt ka avalikes laimukampaaniates, et diskrediteerida või takistada oma rivaale. Ta sütitas suuri patendisõdu, sealhulgas voolusõja, kus toimusid ägedad vaidlused tema ja endise töötaja Nikola Tesla vahel. Nikola Tesla pooldas vahelduv voolu, samal ajal kui Edison jäi truuks alalisvoolule. Selleks, et Nikola Tesla jõupingutusi õõnestada ja diskrediteerida, läks Edison äärmustesse, korraldades avalikke elektrilöögi demonstratsioone, mis pidid tõestama, et vahelduv vool on surmav oht. Suhted teistega näitasid, et Thomas Edison oli heitjak juht, ülemus, kes oli ühtaegu inspireeriv ja türanlik. Väidetavalt nõudis ta oma töötajatelt äärmiselt pikki tööpäevi, mis oli kooskõlas tema arusaamadega tööst ja sellest, et uni on aja raiskamine. Mõnikord karjus ta oma alluvate peale, kuid pööras olukorra naljaga ümber. Edison oli kinnisideeliselt keskendunud üksnes tööle, mis tegi temast lõpuks eemal oleva abikaasa ja kauge isa. Number 4. Vidkun Kastling, juht, kangelane, humanitaar- ja ajaloos suurim reetur. 1911 aastal astus Kastling Norra armeesse ja teenis sõjaväeatašeena Peterburis ning hiljem Helsingis. Ta aitas ka abistustöödel Venemaal ning osales abistustöös Rahvasteliidu egiidi all. Kastlingi peamine humanitaartegevus keskendus massilise nälja ja haiguste leevendamisele Nõukogude Liidus. 1922 aastal, olles Nanseni näljahäda leevendamise missiooni juht Ukrainas, vastutas ta peakorteri loomise, toidu hankimise ja tsiviilelanikele meditsiinitarvete pakkumise eest. Rahvasteliidu egiidi all juhtis ta abistamistegevust Bulgaarias ja Armeenias ning tema ülesandeks oli aidata nälgivaid põgenikke ja ümberasustatud inimesi. Just tänu nendele pingutustele peeti seda sõjaväelast laialdaselt kangelaseks, vähemalt kuni Teise maailmasõja alguseni, mil tema perekonnanimest sai reeturi sünonüüm. Aastatel 1931–1933 oli Kuusling agraarvalitsuse kaitseminister ning saavutas populaarsust hüdroelektritöötajate streigi mahasurumisega. Seejärel astus ta valitsusest tagasi ja asutas fašistliku rahvusliku samlingu partei, mis oli pühendunud kommunismi ja ametiühingu liikumise mahasurumisele. Nationaalsamling oli paremäärmuslik partei, mis tegi Teise maailmasõja ajal koostööd natsionaalsotsialistidega. See toimus sõja ajal, kui Quisling tegutses diktaatorina ning tema nukut valitsus võttis vastu seadusi, mis aktiivselt soodustasid kodanike deporteerimist Poola koonduslaagritesse. Ta vastutas ka konflikti eest, mis viis Norra vastupanu liikmete ja silmapaistvate poliitiliste vastaste surmaga lõppenud tagajärgedeni. 1940 aastal üritas ta Saksamaa toetatud riigipööret, kus ta kutsus norrakaid üles mitte sissetungijatele vastu seisma, vaid koos nendega võitlema. 1942 aastal nimetati ta riigikomissar Joseph Turboveni alluvuses ministri presidendiks. Kogu sõja vältel tegi ta korduvalt katseid pöörata kirikut, koole ja noori natsionaalsotsialistlike vaadete poole. Just neil põhjustel arreteeriti ta 1945. Aastal pärast seda, kui Norra oli sakslaste haardest vabastatud. Ta mõisteti lõpuks süüdi rasketes sõjakuritegudes, sealhulgas hukkamistes, tagakiusamistes, riigi reetmises ja omastamises. Vidkun Quisling alustas oma teekonda humanitaarina, kuid muutus lõpuks natsionaalsotsialistide kaastöötajaks, kes otsustas aktiivselt oma ohvrite saatuse. 3. Bernie Madoff kasvas üles New Yorgi Queensi linnaosa Laureltoni rajoonis. Ta veedis oma esimese ülikooli aasta Alabama ülikoolis ja omandas poliitikateaduste kraadi Hofstra ülikoolis Hempsteadis. Ta õppis lühikest aega õigusteadust Brooklyni õigusteaduskoolis kuni 1960 aastani. Sel aastal asutas Madoff oma enda investeerimisfirma, kasutades $5000 suurust säästu, mille ta teenis sprinkleri süsteemide paigaldamise ja vetelpäästjana töötamisega. Bernard L. Madoff Investment Securities koos oma naise Ruthiga, kes töötas Wall Streetil ja kellel oli psühholoogia kraad. Madoffi ettevõte pakkus usaldusväärset tulu ja selle klientide hulka kuulusid tuntud isikud nagu Steven Spielberg, John Malkovich, Kevin Bacon ja Kira Sedgwick. Madoffi ärialaks oli niinimetatud penny aktsiad, madala hinnaga aktsiad, millega kaubeldi börsivälisel turul. See oli Nasdaq börsi eelkäija, riikliku väärtpaberikaupmeeste assotsiatsiooni automatiseeritud noteeringute aktsiaturg, mille juhataja ja esimees ta oli. Äriettevõtmise kaudu lõi Madoff isiklikud suhted New Yorgi ja Palm Beachi mõjukaimate ja jõukaimate ärimeestega. Ta kaasas need isikud investoritena, maksis neile heldelt tootlust ning kasutas nende soovitusi uute investorite meelitamiseks.
Ta arendas ka lähedasi sõprussuhteid finantsjärelevalveametnikega. Samuti kasutas ta eksklusiivsuse taktikat, et meelitada jõukaid investoreid. Mõte, et mitte kõiki ei võeta tema fondidesse, muutis Madoffi investoriks saamise prestiižikaks saavutuseks. Ärimehe maine eduka investeerimisjuhina ja sõbraliku börsimaaklerina varises kokku, kui selgus, et ta oli petis. See oli 2008 aastal. Kui algas suur majanduslangus, mis tõi kaasa ülemaailmse paanika ja investorite raha väljavõtmise. Rikkad inimesed, kes olid investeerinud Madoffi fondi, tormasid oma raha välja võtma, et katta oma kahjumid. Aga tal ei olnud enam päris raha alles. 7 miljardi dollari jagu raha, mida ta vajas investoritele maksmiseks, polnud olemas. Mõni kuu varem oli ta üritanud jagada firma varades alles jäänud miljoneid dollareid töötajatele varajaste poolustena. Seistes silmitsi kokkuvarisemisega kutsus ta oma 2 poega oma korterisse, kes küsisid temalt pooluste kohta. Surve all oli Madoff sunnitud oma kaua hoitud saladuse avaldama. Ta tuimistas, et kogu tema äri oli rajatud ühele suurele valele ja nüüd oli ta hädas. Madoff uskus, et võib oma poegadele kõik ära rääkida, kuid pettuse ulatus oli nende jaoks liiga suur, et sellega toime tulla. Selle asemel läksid nad otse võimude juurde ja paljastasid oma isa kui petturi, kes oli juhtinud Ponzi skeemi. 11. detsembril 2008 aastal arreteeriti ta ja hiljem tunnistati ta süüdi 11 föderaalses süüdistuspunktis, sealhulgas valevandes, rahapesus ja väärtpaberipettuses. Ja talle mõisteti 150 aastaks föderaalvanglasse. Teine kood. Lance Armstrong, endine profiratuur, oli kunagi austatud sportlane, keda peeti visaduse sümboliks. Vaatamata kõigele ei loobunud ta kunagi oma kirest, isegi mitte siis, kui tal diagnoositi vähk. Ameerika rattur astus spordimaailma juba noore seas. Ta paistis silma nii rattasõidus kui ka ujumises ning teismelisena võistles ta juba triatlonidel ja ujumisvõistlustel. Enne keskkooli lõpetamist värbas Ameerika Ühendriikide jalgrattaliidu noortekoondis Armstrongi oma ridadesse. Sealt edasi arenes tema karjääri jalgrattamaailmas, liikudes juunioride maailmameistrivõistlustelt USA amatöörmeistrivõistlustele. 1992. Aastaks sai temast juba professionaal ning ta liitus Motorola meeskonnaga. 1993 aastal nimetati ta maailma maanteerattasõidus teiseks noorimaks meheks ning ta võitis Tour de France'i etappi nii 1993 kui ka 1995 aastal. Pärast 1996 aasta Tour de France'i jäi Armstrong haigeks ja tal diagnoositi vähk. Selleks ajaks, kui diagnoos kinnitati, oli see juba levinud tema kopsudesse ja aiu. Ta läbis operatsiooni ja keemiaravi ning vaid mõni kuu hiljem oli ta taas spordimaailmas tagasi. Ta võitis Luksemburgi tuuri vaid 2 aastat pärast diagnoosi saamist. Ta võitis tuuri 2001 ja 2002 aastal ning uuesti 2004 aastal. Pärast 7. tuuri võitu 2005 aastal taandus Armstrong mõneks ajaks spordist. 2008 aastal naasis Armstrong võistlusspordi juurde ja aasta hiljem saavutas ta 2009 aasta Tour de France'il 3. koha. Aasta hiljem sattus aga see austatud spordimees, keda imetleti tema visaduse eest, kriitika alla, kui selgus, et just see visadus ja tema katkematu võiduseeria olid häiriva saladuse tulemus. 2010. aasta aprillis saatis Floyd Landis, veel üks jalgrattur, kes oli kunagi Armstrongi meeskonnakaaslane, e-kirja USA jalgrattaliidu ametnikule. Ta avaldas, et tema koos mitme teise meeskonnakaaslasega oli süüdi keelatud ainete ehk sooritusvõimet parandavate ainete kasutamises, mida spordimaailmas peeti petmiseks. Oma ülestunnistuses tõi Landis mängu ka Lance Armstrongi, vihjates, et ka tema oli süüdi sooritusvõimet parandavate ainete kasutamises. 2012. aasta juunis väitis USA antidopinguagentuur, et jalgrattur, tema manager, 3 arsti ja tema treener olid osa ulatuslikust aastakümneid kestnud keelatud ainete vandenõust, mis sai alguse 90. aastate lõpus. Agentuuri sõnul kasutas Armstrong mitu tüüpi sooritusvõimet parandavaid aineid, sealhulgas EPOD ja inimese kasvuhormooni. Nad olid neid aineid jaganud ka teistele jalgratturitele. Teda süüdistati ka elutähtsate kehavedelike ülekannetes ja testosterooli kasutamises tol ajal. Süüdistused viisid lõpuks selleni, et Armstrongile kehtestati keeld osaleda teistes jalgrattavõistlustes. Paljastuse tulemusena võeti austatud sportlaselt kõik tema Tour de France'i tiitlid ning kõik muud auhinnad ja preemiad, milled oli alates aastast 1998 saanud. Agentuur määras ta aga eluaegse keelu osaleda ükskõik millisel spordialal vastavalt maailma antidopingu koodeksile. Number Ag. 2 ajaloo kõige olulisemad teerajajat olid vendad Wrightid, kes olid esimesed, kes suutsid lennukit liikuma panna, selle lendu hoida ja juhtida. Nende leiutis andis tõuke lennundustööstuse arengule ja sillutas tee kaasaegsele õhutranspordile. Wilbur ja Orville Wright sündisid 4 aasta vahega Kristuse ühendatud vendade kiriku ordineeritud vaimuliku perre.
Vennad ja nende teised õed-vennad said avaliku hariduse ning kasvasid üles toetavas keskkonnas, mis suunas neid intellektuaalsete huvide poole. Just Orwell uskus, et vähem toetav keskkond oleks neil sisuliselt tiibu kärpinud ja takistanud neil oma uudishimu järgimast. Nii Wilbur kui ka Orwell olid iseseisvad mõtlejad, kes olid oma annetes väga kindlad. Neil oli samuti vankumatu usk oma otsustusvõime õigsusesse. Nad olid otsustanud jätkata ka siis, kui pidid pettumustega silmitsi seisma. Need omadused olid täiusliku segu koostisosad, mis suunasid nad suuruse teele. Kaks venda olid ainsad Wrighti perekonna liikmed, kes ei käinud kunagi ülikoolis ega abiellunud. Selle asemel asutasid nad koos trükikoja ning toimetasid ja andsid välja 2 kohalikku ajalehte. 1892 aastal avasid nad jalgrattapoe, kus hakkasid väiksemas mahus jalgrattaid valmistama. Just seal töötasid nad välja omaenda isemääriva jalgratta-rattarummu. Tänu jalgratta ja ajalehe ärist saadud turudele suutsid vennad alustada oma lennunduskatseid alates 1899 aastast. Koos ammendasid nad kohaliku raamatukogu Creek lennundusega seotud ressursid ning järgmisel aastal tutvustasid nad end tsiviilinsener Octave Chanutile, kes sai järgmistel aastatel Wrighti vendade usaldusaluseks. Oma püüdlustes luua esimene juhitav lendav masin mõistsid nad, et edu saavutamiseks peab nende loomingul olema tiivad. Nad avastasid, et tiivad tekitavad tõstejõudu. Järgmiseks takistuseks oli tõukejõusüsteem ja seejärel tuli leida juhtimismeetod. Nad võtsid eeskujuks oma iidoli Otto Lilienthali, kes oli purilennunduse pioneer ja uurisid, kuidas tema lõi tiivad, mis suutsid teda lennul kanda. Ised liikuvate sõidukite ehitajad, mõistsid nad, olid samuti arendamas kergemaid autosid võimsamate mootoritega. See tähendas, et 2 probleemi olid lahendatud ja ainus, mis jäi, oli välja mõelda juhtimismeetod. Kogenud jalgratturitena uskusid Wrighti vennad, et täielik kontroll peaks olema piloodi kätes ning nad olid hästi teadlikud keharaskuse nihutamise ohtudest, kuna varasemad lennumasinad paistsid selles osas puudulikud olevat. Seetõttu keskendusid nad täpsele rõhupunkti juhtimisele lennuki tiibadel. Nad koostasid erinevaid mehaanilisi skeeme, enne kui proovisid tiibadele spiraalset väänet tekitada. See pingutus tõi kaasa tõstejõu suurenemise ühel lennuki poolel ja vähenemise teisel poolel. See võimaldas lõpuks juhtimist, lastes soovi korral kummagi tiiva otsa alla. Ja nii see oligi. Esimene mootoriga pidevalt lendav ja juhitav lennuk, moodsa lennunduse algus. Vennad olid koodi lahti murdnud ja neid kiideti nende pingutuste eest. Nende esialgne edu oli hüppelauaks, et oma projekti täiustada ja sillutada teed lennureisidele, kuid isegi sellel leiutajate paaril oli tumedam pool. Ajalooliste allikate kohaselt takistasid Wrighti vennad aktiivselt Creekin teistel lendude arustamist või nende varaste ideede täiustamist ja arendamist. Nad väitsid, et nende tööd tuleks kaitsta ja patenteerida, takistades teistel nende kontseptsiooni kasutamast. Nende agressiivsus pidurdas oluliselt varajase lennundustööstuse arengut. Vennad ei suutnud omal käel edasi liikuda. Oli ka teisi leiutajad ja eksperte, kes oleksid neid aidanud ja ideed edasi arendanud, kuid Wrighti vennad otsustasid oma disaini monopoliseerida ja alustasid patendisõda. 1906 aastal said nad patendi oma lennujuhtimismeetodile ja asutasid seejärel ettevõtte Wright Company. Ettevõte püüdis saada monopoli lennukite tootmisel, kuid see katse ebaõnnestus. Selle asemel muutsid nad oma õigusstrateegiat ja hakkasid kohtusse kaebama kõiki välismaiseid ja kohalikke lendureid ning ettevõtteid, et koguda litsentsitasusid. See hõlmas ka lennunduspioneer Glenn Curtisid. 1910 aastal võitsid nad kohtuasja Curtisi vastu ja kõik järgnevad kohtuvaidlused. See hõlmas 9 Wrighti vendade algatatud kohtuasja ning 3 nende vastu algatatud kohtuasja. Isegi pärast Wilburi surma ja Orwelli pensionile jäämist jätkus patendisõda, kui teised tootjad algatasid oma kohtuasju. See sõda põhjustas lennundustööstuses lõputu kriisi, mis viis Ameerika Ühendriikides tööstuse arengu seiskumiseni. Patendisõda lahendati alles 1917 aastal, kui Ameerika Ühendriikide valitsus sekkus ja moodustas patendikonsortsiumi, mis võimaldas tööstusel vabalt uuendusi teha ja jagada oma tehnoloogiaid väikese tasu eest. Suur tänu teile vaatamise eest! Kui sulle see video meeldis, siis kindlasti vajuta meeldib nuppu. Ära unusta ka tellida ja vajutada teavituskella, et olla kursis kõigi meie tulevaste üleslaadimistega. Aga minu nimi on Tsai Nats ja kohtume järgmises videos.